Nagu öeldakse, ootasime ära ja ajalugu kordub. Saudi Araabia otsustas naftaturu kokku kukutada, langetades järsult mustakulla hinda, et tagasi võita Aasia turg, kuhu Venemaa oli jultunud sisse tunginud pärast seda, kui ta Euroopast välja visati. Maailma suurim naftaeksportija Saudi Aramco langetas järsult augustikuu hindu Aasia jaoks, mis näitab nafta ja gaasihiiu soovi turuosa tagasi võita ja mahtusid taastada pärast Iraani sõda. Eksperdid on kindlad, et Venemaa ei suuda Saudi Araabia hindadega konkureerida ja on sunnitud taas naftat müüma endale kahjuks. Ja lõpuks on ta sunnitud oma kaubandust suuremal osal Aasia turust kokku tõmbama, eelkõige Hiinas ja Indias. Aga vähemalt suruvad Saudi araablased neid väga tugevalt välja. Samal ajal teatatakse, et Araabia Ühendemiraadid suurendasid pärast OPEC-ist lahkumist juunis naftatootmist peaaegu rekordtasemeni ega kavatse peatuda. Ja selles olukorras võib Kremlit päästa ainult Iraan. Ja nüüd on Teherani režiim taas naasnud rünnakute juurde Hormuzi väinas tankerite vastu. Möödunud ööpäeva jooksul rünnati 3 tankerit. Üks neist on kriitilises seisundis ja võib plahvatada, kuna on täidetud vedelgaasiga. Katarist. Üldiselt arutame seda kõike nüüd. See on väga huvitav teema, sest tegelikult nagu öeldakse, Lähis-Ida naaseb turule. Ja Saudi Araabia koos Araabia Ühendemiraatide, Iraagi ja sealhulgas Kuveidiga võivad lihtsalt väga tugevalt Venemaad tõrjuda Hiinas, Indias ja mitte ainult. Ja nagu te aru saate, Euroopasse Venemaa tagasi minna ei saa. Üldiselt on olukord tema jaoks nukker. Arutame seda. Minu nimi on Aleksei Petši. Nüüd arutame kõik läbi ja paneme asjad paika. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar. Olen teile selle eest tänulik. Niisiis pärast häbiväärset lahkumist Euroopa turult Ukraina vastase sõja tõttu võidakse Venemaa nüüd ka Aasia naftaturult välja tõrjuda. Saudi Araabia üritab praegu oma tulusid päästa, kuna nad on sattunud keerulisse olukorda. Maailma suurim naftaeksportija Saudi Aramco langetas järsult augustikuu hindu just Aasia jaoks. See näib viitavat sellele, et nafta ja gaasihiiu eesmärk on oma turuosa tagasi saada. Kuid isegi ametliku hinna rekordiline langetamine ei pruugi sellest piisata, et oma positsioone tagasi saada. Torain Lähis-Ida konkurentidelt ning tarnijatelt Aafrikast ja Ameerikast jääb tõenäoliselt endiselt atraktiivsemaks. Aga meie olukorras ei ole selles midagi halba, sest nagu näete, ei ole selles nimekirjas Venemaad. Ja see pole juhuslik, sest just Venemaad tahavad Saudi araablased Aasiast välja tõrjuda, sest nendega nad ei suuda konkureerida. Ja üldiselt kujuneb olukord, kus Saudi Araabia, laiemalt Lähis-Ida nafta, Ameerika nafta ja Aafrika nafta lihtsalt kõik koos survestavad seda Venemaad. Kohe selgitan. Saudi Araabia riiklik nafta- ja gaasiettevõte teatas hiljuti, et on kehtestanud oma peamise naftasordi Arab Lighti ametliku augustikuu müügihinna. See on seal $1,5 barreli kohta, võrreldes piirkondliku võrdlushinnaga Oman, Dubai. Võrreldes juuliga langetati hinda $1,1 võrra barreli kohta. Tundub, et polegi nii palju, aga tegelikult on asi teisiti. See on kõige märkimisväärsem langus kogu selle aja jooksul, mil Reuters on vastavat statistikat alates 2003. aastast pidanud. Ehk siis arvutage ise, kui mitme aasta jooksul. See on kõige märkimisväärsem hinnalangus. Selle tulemusena jõudsid hinnad miinimumini. Alates 2020. aasta juunist, kui maailmaturg puutus kokku ulatusliku pakkumise ülejäägi ja nõudluse langusega, mis oli tingitud COVID-19 pandeemiast põhjustatud sulgemistest. Kuid praegune olukord meenutab osaliselt just 2020. aastat. Turuootused on järsult nihkunud ülejäägi suunas. Suures osas seetõttu, et turuosalised lähtuvad sellest, et konflikt USA ja Iraani vahel on sisuliselt lõppenud. Seetõttu tormasid kõik oma naftat müüma. Näiteks Araabia Ühendemiraadid suurendasid juunis naftatootmist peaaegu rekordtasemeni. Üle 3,8 miljoni barreli päevas. Seda suutsid nad teha pärast OPEC-ist ja OPEC plussist lahkumist, mis võimaldas riigil vabaneda nendest tootmispiirangutest. Ja nende eesmärk on jõuda lausa 5 miljoni barrelini päevas. Araabia Ühendemiraatide tootmine oli juunis suurim alates 2020. aasta aprillist. See ületas tasemed, mis olid enne Iraani konflikti algust.
siiski võivad edasised sündmused selle naftaga üle ujutatud turu oletuse kahtluse alla seada. Washington ja Teheran on ilmselt endiselt kaugel lõplikust kokkuleppest, mis kinnitaks juunis saavutatud 60-päevase vaherahu. Saudi Araabia ja teised Lähis-Ida naftatootjad lähtuvad oma arvutustes eeldusest, et Hormuzi väin jääb avatuks. Ja laevad saavad sellest vabalt läbi sõita, isegi kui Teheran säilitab mingil kujul kontrolli. Konkreetsete küsimuste juurde tagasi tulles, 2020 aasta juunis ütlesin ma, et nemad seda võimalust arvestavad ja üldiselt ütlevad, meile sobib, peaasi, et oleks avatud. Sellises stsenaariumi korral oleks nafta pakkumine piisav nõudluse rahuldamiseks ning Saudi Aramco otsus oleks avatud. Just Aasia jaoks, kuhu läheb umbes osa tema müügist, on see tõenäoliselt katse oma turuosa tagasi saada. Ja siin on oluline meeles pidada, et pärast Euroopast lahkumist hõivas Venemaa edukalt märkimisväärse osa Saudi Araabia traditsioonilisest turust Aasias, saades nii Hiinas kui ka Indias tarnijaks number 1. Ja just nimelt Venemaa nafta Urals ja Sokol ekspansioon, mida müüakse sanktsioonide tõttu alla hindlusega ja nii edasi, sundis SAD-d hindu radikaalselt langetama. Täna oma positsioonide kaitsmiseks. See tähendab, et seda ei varjata, ei põleta. Kuule, venelased vallutasid meie turu, hakkame tumpima ja hindu alla laskma, et nad sealt välja tõrjuda. Ajalooliselt on Saudi Araabia konkureerinud venelastega liidripositsiooni pärast Hiina turul, kuid viimase aasta jooksul on see lõhe muutunud kriisiks. 2026 aasta kevadkuude tulemuste põhjal hoiab Venemaa 20% kogu Hiina naftaimpordist, kuid Saudi Araabia osa Hiinas on vähenenud 12%-ni. See tähendab, et peaaegu 2 korda vähem. Samal ajal on India saanud peamiseks platsdarmiks, kus Venemaa on praktiliselt välja tõrjunud Pärsia lahe tarnijad, mitte ainult Saudi araablased. Ja teatud perioodidel ületas Venemaa nafta osakaal India impordis lihtsalt ajaloolise maksimumi, ületades 52%. Teisel kohal on Saudi Araabia, kuid väga suure mahajäämusega suutis Venemaa vallutada ka Saudi turu nii Hiinas kui Indias. Just sellepärast, et Venemaa nafta Urals müüdi pikka aega märkimisväärsete allahindlustega, ületades kõiki pakkumisi Aasia nafta töötlemistehaste jaoks. Saudi Araabial, kes hoidis ametlikud hinnad siiski üsna kõrgel. Ametlikult otsustasid India ja Hiina, et ehkki see pole päris seaduslik, olgu see siis sanktsioonide all, on siiski parem osta juba Venemaa naftat. Lisaks kasutab Vladimir Putin ebaseaduslikku varilaevastikku tankeritega, et vältida näiteks kindlustuskulusid ja nii edasi. Ja praegune agressiivne nafta hinnalangetus Saudi Aramco poolt augustiks on otsene katse anda vastulöök hinnaga. Ja tuua tagasi need naftatöötlemistehased Aasias, mis viimase 2 aasta jooksul on täielikult ümber seadnud oma tarneahelad Vene sortide jaoks. Aga siin on oluline märkida, et Indias, tuletan meelde, öeldi eelmise aasta lõpus otse, et põhimõtteliselt pole naftatöötlemistehase ümberseadmine Lähis-Ida naftale tagasi nii keeruline. Väidetavalt on see vaid paari nädala küsimus. Seal tuleb tehnoloogilised protsessid ümberseadistada ja hakataksegi ostma Lähis-Ida naftat. See on see periood, kui aagalinge keelemu Trump ähvardas Indiat karmide tariifidega, kui nad jätkavad Vene nafta ostmist. Kuid tõsi on see, et hiljem Trump ka tühistas sanktsioonid selle Vene nafta suhtes. No jah, jätame selle hetke vahele, me räägime praegu ikkagi Pärsia lahest. Samal ajal on Trump nüüd taas kehtestanud sanktsioonid Vene nafta vastu. Nii et Saudi araablastel on võimalus. Tõesti. Aga pöördugem siinkohal veel kord Hiina poole. Naftatarned Saudi Araabiast Hiinasse on juulis plaanitud 705 000 barrelit päevas, võrreldes juuni 626 000 barreliga päevas. See tähendab, et juunis registreeriti minimaalne tase 626 000 barrelit päevas. See tähendab, et juunis registreeriti Venemaa nafta minimaalne tase, kuid juulis nad juba suurendavad seda osa ning neil on plaanis iga kuuga seda järjest suurendada. See tähendab, et praegu on see ikkagi 2 korda väiksem kui keskmine tase. 1,5 miljonit barrelit naftat päevas, registreeritud 3 kuu jooksul enne konflikti algust Lähis-Idas. Ostude vähenemine ei ole üllatav. Aramco püüab järsult. Aramco резко повысила hinnad pärast peaaegu täieliku Hormuzi väina sulgemist, mis mõjutas Lähis-Ida naftatarnet.
Nüüd, nagu näeme, suurendab Saudi Araabia järk-järgult tarned Hiinasse, et venelasi sealt aegamisi välja tõrjuda. Nagu eksperdid kinnitavad, vähendab Peking traditsiooniliselt sisseoste, kui hinnad järsult tõusevad ja suurendab neid, kui hinnad langevad. Aramco augustikuu hindade langetamise ulatus võib sundida suuri Hiina riiklikke naftatöötlejaid taastama ostud just täies mahus Saudi Araabialt. Aga asi on selles, et Saudi Araabial on ilmselgelt konkurente peale Venemaa. Nafta teistelt Lähis-Ida tootjatelt nagu Kuveit, Iraak ja Araabia Ühendemiraadid pakutakse praegu veelgi suuremate allahindlustega. Araabia Ühendemiraadid, mis lahkusid OPEC-ist ja OPEC plussist mais, pakuvad kauplejate sõnul mitme dollari suuruseid allahindlusi barreli kohta, mis on märgatavalt suurem kui Aramco poolt augustikuu tarnetele pakutud $1,5 suurune allahindlus. See tähendab, et emiraadid langetavad hindu veelgi rohkem. Ja see võib sundida Rijadi hindu veelgi rohkem langetama. See tähendab, et algab hinnatumpingu võidujooks selle nimel, kes suudab rohkem oma odavat naftat müüa. Aga nagu te aru saite, jääb igal juhul siin kaotajaks ainult Venemaa. Kes iganes selles Lähis-Ida lahingus võidab, olgu see Araabia Ühendemiraadid, Kuveit või Saudi Araabia, pole tähtis, kes rohkem hindu alla laseb ja rohkem naftat müüb, pole tähtis, kes see on. Oluline on see, et nad kõik koos tõrjuvad Venemaa Aasia turult välja. Siiski on oluline meeles pidada, et selline stsenaarium on võimalik ainult siis, kui Hormuzi väin on täielikult ja pikaajaliselt avatud. Ja siin üllatas Iraan kõiki. Esmaspäeva õhtul tulistasid Iraani sõjaväelased vähemalt 2 raketti 2 kaubalaeva pihta, mis liikusid läbi Hormuzi väina. Teated rünnakust ilmusid pärast seda, kui USA ja Iraani vaheline nädalane kokkulepe rünnakute peatamiseks selles väinas oli lõppenud. Iraani rünnakute taasalustamine seadis ohtu vähem kui 3 nädalat tagasi allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumi. Ja nüüd vihjavad Washingtoni ametnikud, et USA tõenäoliselt vastab löökidega Iraani sihtmärkidele. Hiljem teatas Briti merekaubanduse teenistus, et sai teate veel ühelt tankerilt, mis liikus lõuna poole Omaani ranniku lähedal Hormuzi väinas ja sattus rünnaku alla. Tsitaat. Tundmatu mürsk, mis põhjustas tulekahju. Selle saate salvestamise hetkel teatatakse, et Qatari tanker, mille pardal oli veeldatud maagaas, andis pärast Iraani raketitavamust teada suure plahvatuse ohust. Nii et saame vaid soovida edu Saudi Araabiale ja teistele Lähis-Ida naftatarnijatele Venemaa Aasiast väljatõrjumisel. Euroopast on nad juba välja tõrjutud. Euroopa ajas nad minema. Nüüd on aeg need venelased ka Aasiast välja ajada. Las nad ise segavad seda halba bensiini ja jäägu ise selle bensiiniga. Naftat on õnneks maailmas piisavalt, et ei peaks kasutama seda mingit Vene oma. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, pange like, vajutage kellukesele ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha ükskõik millise annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!